50 küsimusele enda töö ja vaba aja kohta. Ja ikka. Kuidas võin sind kutsuda? Kutsu mind Carloteks. Kus kohas me praegu üldse viibime? Hetkel oleme Arhitektuuriinstituudi arvutiklassis. Ehk sa õpid arhitektuuri? Ja hetkel lõpetan teist kursust. Miks sa valisid just selle eriala? Sest arhitektuuris on nii inseneeriaineid kui ka loomingulisi aineid. Mulle meeldivad mõlemad. Aga miks ÜÜS just sotsiaal- ja turundusvaldkond? Sest mulle kohutavalt meeldib graafiline disaini ja ürituste organiseerimine. Kas sul on ka varasemalt kogemusi sama valdkonna ülesannetega? No tegelikult gümnaasiumi ajal oli mul enda õpilasfirma. Seal ma olen tegelenud siis turunduse ja inimeste juhtimisega. Kas kooli tulles oli sul kindel plaan ühineda sotsiaal- ja turundusvaldkonnaga? Ei, tegelikult alguses oli ma üldse kultuurivaldkonnas. Mis on sinu 3 kõige paremat omadust juhi töös? Ma arvan, et need on töökus, kohusetundlikkus ja kindlasti ka hea suhtlemisoskus. Ja 3 kõige kehvemat omadust? Ma hilinen palju. Samuti olen ma tihti liiga põhjalik ja perfektsionist. Ja 3. ma vahepeal lähen liiga närvi. Projekt, mille organiseerimist järgmisel õppeaastal juba pikisilmi ootad? Kindlasti inseneeria karjääripäev. Ma ootan, et me kõik ootame seda. Mis oli sinu valimislubadus? Ma lubasin teha üliõpilasesindusele enda kodulehe. Kas viid enda valimislubadusega täide? Ja kindlasti. Mida oled üliõpilasesindusse kuuludes õppinud? Ma olen õppinud juhtima teisi inimesi, ka enda sõpru ja sõbrannasid. Kas sul on sotsiaal- ja turundusvaldkonnas tugev tiim, kes sind aitab? Ja ma olen pannud kokku väga tugeva tiimi. Kui sa saaksid olla üheks päevaks keegi teine praegustest ÜÜ liikmetest, siis kes ja miks? Markus Annila, sest ma tahaksin olla ise ka esimehe nahas ja kogu seda tiimi juhtida. Kuidas aitab sotsiaal- ja turundusvaldkonnaga tegelemine täiendada sinu valitud eriala? Kuna arhitektuuris on vaja väga palju postreid disainida, siis saan juba turundusvaldkonnas sellega kätt harjutada. Kui oluline roll on turundusel tänapäeva ühiskonnas? Kindlasti väga suur roll. Reklaam on igal pool meie ümber. Kas sotsturundustiimis olemiseks peab olema influencer? Ei pea. Mitu jälgijat sul endal Instagramis on? Natukene üle 1000. Mis on su lemmik sotsiaalmeedia platvorm? Ilmselt Instagram. Aga lemmik arvutiprogramm? Adobe Illustrator. Kas valdkonna juht veebilehti peab ka luua oskama? Ei pea, aga see oskus tuleb kindlasti kasuks. Mis on sinu poolt parim turunduse nipp? Ma arvan, et see, et postitusi peab panema üles õigel ajal. Kellena näed end kõrgkooli lõppedes? Kindlasti arhitektina. Mis on su elu mõte või tsitaat, mille järgi toimetad? Töö on elu saadus. Seda on näinud Anton Hansen Tammsaare. Millega üldse vabal ajal tegeled? Vabal ajal käin väljas, tegelen joonistamisega ja üleüldiselt kunstiga. Kas kelgukoera tohtis lenda kättemaksukontor? Kättemaksukontor. Mis on 3 asja, ilma milleta sa elada ei suudaks? Telefon, arvuti ja laadija. Kirjelda oma elu hashtagiga. Ma arvan, et see oleks #cool. On sul süda muidu võetud? Kahjuks või õnneks mitte. Aga kas sulle pidutseda meeldib? Kindlasti. Club Studio, sponsor me please. Kuidas puhkad välja peale rasket nädalavahetust linnamelu nautides? Ma ei puhkagi. Kuidas nii? Sest mul on alati käed jalad tööd täis. Mis on sinu pet peeve? Mulle ei meeldi, kui inimesed minu eest kiiresti ära kõnnivad ja mind järgi ei oota. Nagu sina meil praegu. Kas sul on ka mõni lemmikloo? Ja mul on valge kass. Aga kui sa saaksid olla ise ükskõik milline loom, siis kes oleksid? Ma arvan, et rebane. Miks just rebane? Sest rebased on kavalad, nutikad ja ilusad loomad. Mis on 3 asja, mida sa üksikule saarele kaasa võtaksid? Ma arvan, et enda parima sõbranna, telefoni ja laadija. Väga turunduslik lähenemine. Mitmes riigis oled enda silmaringi siiani aradanud? Ma lugesin need kokku ja sain 34. Loodan, et see on õige arv. Mis riiki sa järgmisena tahaksid reisida? Ma arvan, et Inglismaale. Mis sa siis teeksid, kui sa lotoga €1 000 000 võidaksid? Ma investeeriksin ja läheksin enda sõprade ja sõbrannadega ümber maailma reisile. Mis on sinu viimase aja suurim kulutus? Ma arvan, et Saksamaa reis. Ma käisin enda kursusega vaatluspraktikal Münchenis. Mis sa eile tegid? Eile käisin sõbrannaga väljas söömas.
kui vana miks üldse oled? Ma olen alati pesamuna. Hetkel on 20-aastane ja 167 sentimeetrit pikk. No aegi kasvab veel. Laul, millest sa kunagi ära ei pidine? Igavest elu lõppevas öös. Kellele sa viimati helistasid? Ma helistasin eile õhtul enda sõbrannale. Parim mälestus ülikooli ajal? Ma arvan, et selleks on Arhitektuuri Instituudi lõimumispidu, mille me enda kursusega korraldasime. Mis on sinu kohta mõni üllatav fakt, mida paljud ei tea, aga samas võiksid? See, et kui ma krõbinaid söön, siis ma panen enne piima ja krõbinad siis alas peale. Väga sketši. Mis on kõige viimane sõnum, mis sa saatsid? Ma kirjutasin, et hei, olen koolis. Nagu ikka. Ning viimasena, mida sa soovid selle aastaga kindlasti korda saata? Ma arvan, et ma tahan enda valimislubaduse täide viia, samuti ÜE ajaloo kaardistada ja turundada üliõpilasesindust rohkem TikTokis. Väga äge, aga edu sulle uueks aastaks ja aitäh! Aitäh!